Vanaema, palju õnne. Aitäh, tule edasi, kullake, tule. Vanaema, sa oled nii palju toitu jälle teinud. Tähendab, sind ennast noormees pole ollagi, nii et sina just peadki sööma. Nojah, aga me oleme ju kahekesi ja sina oled nüüd terve laua toitu täis ostnud ja küpsetanud. Aga vot ei ostnud. Mis mõttes? Ma viskasin ju kapis olevatest asjadest kokku selle. Mis asjadest? No karva ära. Väga kaval, sa oled teinud vanast leivast küüslaugu leivakesed ja kartulikoortest krõpsud. Ja edasi? Edasi. No muidugi, no kelle laps oled? No me teame, et kõige parem smudi tuleb pruunidest, banaanidest ja plekikaunidest, no see on teada. Supi põhja teen ma juba aastaid ema retsepti järgi juurviljakoortest ja muidugi pitsa ja vormiroog on suurepärased toidud, lihtsalt viskan asjad kokku, mis on ja kõik toimib alati. Aga need näevad välja nagu toidupoe omad. Need olid pitsa ääred, aga nüüd on need pitsa krutoonid, nagu öeldakse, jah? No ei saa mina aru, kus sina kõikide nende ideede peale tuled. Käid tihemini vanemaal külas, siis jääb midagi külge ka. No võt vormiroog sai valmis, mine käsi pesema. Igal aastal visatakse Eestis ära 7 olümpiahotellitäit söödavat toitu. Oma igapäevast toidukogust targalt planeerides, valmistades ja hoiustades vähendame me biojäätmete teket. Oluline on, et kogume tekkinud biojäätmed, näiteks banaani ja arbuusikoored, eraldi muudest jäätmetest. Biojäätmed kogu lahtiselt või kui oled need kogunud kilekotti, siis viska kilekott segaolmejäätmetesse. Liigiti kogutud biojäätmed kompostitakse kompostmullaks, mida kasutatakse uuesti haljastuses või töödeldakse biogaasiks, mida kasutatakse näiteks Tallinna linna bussides. Jäta meelde, valmista toitu parajas koguses. Ülejääv toit külmuta või jaga sõpradega. Tekkinud biojäätmed kogu liigiti.